teed CS-i? Täna me analüüsime siis Gregori uut videot. Ma pole 2 kuud videot teinud, on ju. Gregor, miks sa jumalast video nüüd lõpuks tegid? Praegu on jõulud, te saate osta need minu jõulupaki, saate selle mütsi koos igast muu tränaga koos ja mingi norminna eest vaata. Vot, sellepärast tegime täna video. Ärge ostke. Te võite lihtsalt mulle raha anda, et nagu ma jätan selle mertsi teema vahelt ära, et nii kõnni me ei ole. Ma jätan selle mertsi vahelt ära, et ta tahab raha, aga ma tahan raha, ma lihtsalt ei viitsi seda bullshit'i sinna vahele panna, descriptionisse anku. Nii, Mari Fou. Arvestades sinu sihikindlust on sul tõsine potentsiaal Riigikokku pääseda. Pärast nii pika esinemist kaameras on endiselt sul enesekindlus 0, huumoritase 0, sarkasmitase 0. Ilmselt kui oleksin 12, siis mõistaksin paremini seda loomingut, mida toodad ja võib-olla ühel päeval pean oma sõnu sööma. Aga hetkel on sind tõesti ebamugav vaadata ja ma ei näe mingit arengut esimese ja viimase video vahel. Aga jõudu sellegi poolest, sest kunagi tulevikus tasub selline sihikindlus ka siis ära, kui enda tõelisele katsumuse leiad. Omalt poolt soovitan vabalt võtta ja oma põhjendamatu ego maha suruda. Esiteks me surume ego maha. Mul on väga... Võt see oli väga täpne komment sulle. Kreks. Gregori Levets! Jah, aga ma ütlen, mul huumoritasut on. Ole, arvake. Lõpuks tegin video ja nüüd pidi lõpuks pesema ennast vaata ja nüüd juuksed on jube vehmed, aga vaata, mis need teevad. Ei saa niimoodi. Miks sa jood? Et unustada? Unustada mida? Ei mäleta. Nii, ja veel üks anekdoot. Mõtle, kallis, me juba 10 aastat koos olnud ja mitte ühtegi riidu. Tarp üks selline. Ega ma ei ütlegi, et ma oleks alati kõige naljakam laps olnud. Nii, sarkasmitase. Kui ma see on kuidagi pull, aga kõrvad mul sarkasmitase on 0. Aga ma arvan, mul poleks päeva, kus ma ei ütleks üle ühe lause midagi sarkasmiga. Näiteks ma arvan, et selles videos on juba siin 10 lauset, mis ma olen sarkasmiga öelnud, mis tegelikult ei ole tõsi. Ma ütlen täie tõsidusega, ma olen südamest hetero. Poisil ongi sarkasmi, mida vittu, lol. Minu enesekindlus on 0 või? Mina olen boss, minu enesekindlus on tase, on ju. Mina olen tegija. Mis mõttes minu enesekindlus on 0? Täitsa putsis, see vend kaeb endal nii sügava augu selle videoga, lihtsalt täiesti perses. Esiteks, meie koolis filmimine on keelatud. Ja teiseks, kui sa isegi saad seal filmimist loa, siis miks sa siis ei filmi, Gregor? Vaata, ma võin vlogida ja segast peksta kohtades, kus ma käin harva inimestega, keda ma arvatavasti rohkem elus ei näe kunagi. Siis ma nagu ei tunne piinlikkust. Aga et vlogida õpetajatega ja inimestega, kelle ma olen igapäevaselt koos, ma ei suuda seda. Mina olen boss, minu enesekindlus on tase, on ju. Mina olen tegija. Täiega teeks veel neid kommentaarvideoid. Endal oli nagu mega pull seda teha. Aga naudi siis. Team Isto on siis, kui ma peaksin seda mõistet seletama vanemale generatsioonile, siis ma suudan selle sõna vahel võrdusmärgi tuua lausega käi vittu. Vanematele inimestele siis, kui ma tahaks selgitada, mis asjaks Team Isto, siis Team Isto põhimõtteliselt on käi vittu. Tead, ma ei viitsi seda videot teha, fuck you, Gregor, sa ei oska teha, ära tee video sellest, ma ei teadnud, see ei ole, kellele sa teed videot, okei, sa teed noortematele inimestele, on ju, aga käi vittu, vaata, noortele inimestele, see on mingi eeskuju, ma saan aru, ennem oli see siuke enam-vähem, ma ei ropenda, ma olen tubli, vaata, ei kannata. Türa mu mikri laual. Natuke jooki, natuke tegime smooki, sõime veel kooki, Tiit teeb alati smooki, ultimi plaan, Tiit on tagasi. No ja ma tõmban nüüd nahku, et ma õpetan kassile, kuidas sukeldada või midagi.